Jätkan põgusat trippimist Seychellidel, täpsemalt Latique saarel, mida ümbritsevates vetes võib kohata merikilpkonni ja valgetipp rifihaisid, mida õnnestus ka lõpuks oma silmaga näha ning kus suletud privaatsaartele tuuakse inimesi kohale lausa helikopteriga. Ja hiidämblikud, kes jooksevad kiiremini kui Xenia Balta, passivad iga nurga peal nagu suvalised Balti jaama parmud. Siin nad on, suured Alari Kivisaare sõbrakesed, ootavad teda siin võrkude peal, lausa kambakesi. Selleks, et saare kaunimatesse randadesse jõuda, tuleb muidugi küllalt palju džunglit läbida, mis võib esmapilgul tunduda küllalt kahtlase ettevõtmisena, kui võtta arvesse juba varem kohatud jumal teab kui paljude jalgadega ussikeste ja hiidämblikute kohalolekuga. Latiigi salapärasematesse randadesse minekul on aga üks kindel. Korralik veevaru peab endal kindlasti kaasas olema, mis sellises palavuses on ülioluline ning kui see peaks otsa lõppema, siis teekonnal olles seda enam kusagilt juurde ei saa. Ja liivarand ja järgmised kivihunnikud on kohe ees ootamas. Rada võib osutuda küllaltki raskeks ja väsitavaks, kuid ees ootav olustik on ka seda pingutust väärt. Kui päike ja meri hingelähedane, siis sellisest paradiisirannast niipea juba küllalt ei saa. Kuigi päike kõrvetab ja graniitkivide vahel elavad hiired sõid mu lõunasöögi ära. Ja nii see Seychellidel tõesti on. Graniitlahmakatega kaunistatud postkaardilikke lahesoppe siin jagub. Kui vaid oleks piisavalt aega neid üles leida ja neis olemist nautida. Ma pean kahjuks lahkuma sellelt ägedalt Latiiki saarelt ja 15 minutit praamisõitu viib mind järgmisele natukene suuremale saarele, mis on siis Praslin. Ehk siis saab näha, milline elu seal on. Nii palju, kui ma ringi olen reisinud, siis ma pean ütlema, et ma ei ole kuskil varem nagu kohanud nagu nii viisakaid ja abivalmid inimesi nagu Seychellidel selle vähese ajaga, et igal pool mujal on ikka see, et sulle üritatakse midagi pähe määrida ja kuidagi selline nagu õudne rahapommimise mulje jääb, aga siin ei ole seda üldse nagu. Inimesed on kuidagi nagu siiralt nagu avameelsed ja sellised ausad tunduvad ja üks asi veel, et nii hästi kuskil mujal keegi ei räägi sinuga inglise keelt kui siin Seychellidel. Igal pool saad oma jutud räägitud, asjad aetud, sest kõik inimesed oskavad inglise keelt, isegi hommikul sõidad rattaga tänava peal ja pisikesed poisid tulevad sulle vastu, ütlevad sulle viisakalt inglise keeles ilusti tere hommikust, nii et lahe värk. Kui Latiigil sai jalgrattaga ringi sõita, siis Praslini saarel peab seda autoga tegema. Mul on tutuus Kia usaldatud, sõitnud ainult 75 kilomeetrit. Uue autolõhn on sees. Oi kurat, rooli ainult ei ole. Muidu on täitsa okei auto, aga rooli pole. Ei ole videolõiku tagurpidi keeranud. Rool on autol täiesti õigel pool. Peabki olema paremal pool. Täna on täiesti pekkis päev, sellepärast et vihma sajab. Ja kui vihma sajab, siis ega siin Prasliniil ei olegi mitte midagi muud teha. On kaks varianti, kas istuda hotellitoas või minna välja. Ma otsustasin välja minna, sellepärast et väga hullult ei saja. Latique oli ikka kõvasti ilusam saar, nagu siin Praslinil ei olegi nagu väga midagi teha. Ma ei tea, mis saab siis, peab vaatama. Siiski teadsin, et Praslinil peaks asuma üks salapärane ja kaunis lausa imeline koht, tuntud kui nooruse ilu ja elujõu taastamise võimete poolest, kuhu aga pääseb vaid läbi lukshotelli kinnise ala ja sedagi piisava etteteatamise korral, kui nimekirjas veel vabu kohti peaks olema. Salapärase ranna nimi on Anse Georgette ning tundub, et peale minu on kiibitsevaid huvilisi veelgi.
Nüüd ma olen ühte väga salapärasesse kohta jõudnud. Nimelt väidetavalt siin lähedal on siis saare kõige kaunim rand, aga sinna ei pääse kuidagi ligi. Ei pääseb, aga sinna pääsemine on väga keeruline. Sinna saab ainult läbi saare kõige kallima ja eksklusiivsema hotelli, kus käivad näiteks puhkamas võib-olla sellised kuulsused nagu Kardashianid ja ehk ka Taavi Rõivas. Aga see selleks. Niisama siia ei saagi, vaid peab panema 2-3 päeva varem oma nime kirja. Ja siis kui veab, kui veel kohti on, siis sind lastakse läbi turvavärava ja sa saad seda imeilusat randa vaatama minna. Sa ei tohi siin rikkaid golfimängijaid ja puhkajaid segada ja kõnnida ainult läbi oma raja kuni rannani välja ja tagasi, sellepärast et see on väga pane kinni. Mul ei õnnestunud ennast nimekirja saada ja kasutades ära kaameramehe leidlikkust ja võib-olla ka siis turvamehe järeleandlikkust õnnestus meil kuidagi siia sisse pääseda. Turvamees muidugi ütles, et kui sa siin ära eksid, et siis ära hotelli jumala eest mine, sest tema töökoht on ohus, sest mind ei ole siin nimekirjas. Nii et lähme vaatame, kas rand väärib oma nime. Muidu igal pool tee ääres, kui krabi näed ja lähed vaatama, siis need kõik panevad sust juba 5-7 meetri kaugused plehku, aga vaata siin rikaste hotellis, ma arvan, krabid on isegi kinni maksnud, sest nad lasevad nii lähedale, kui kuhugi ära ei jookse. Ma arvan, et on palgatud siia. Ja siin asubki õppetunni valus reaalsus, et alati ei maksa kõike uskuda, mida internet pajatab, foorum pakub või asjatundja räägib. Inimeste ootused, harjumused ning vajadused on väga erinevad ning reisiplaani koostades tasub tundmatuid allikaid võtta siiski kui taustainfot, millele väga kindlalt parem mitte baseeruda, ehk oma silm on ikka kuningas. No vot siis, käidud, nähtud ja linnuke kirjas. Kuna aga levinud ütelus õhusõit kui ajavõit on omal nahal korduvalt juba läbi proovitud, siis otsustasingi edasist teekonda kodumaa suunas jätkata peamiselt õhu kaudu, ikka väiksematelt ja hõredamatelt isenditelt suurematele.